tere pererahvas, mina olen Liis Velsker ning sa kuulad minul superlahedat podcasti, mille ma olen teinud koos Health-kliinikuga. Selle nimeks on Tervelt segane. Igas episoodis käib mul külas üks vahva tegelane ja ma väga loodan, et sa saad vähemalt ühe tarkustera igast episoodist ja paned selle omale tagataskusse. Aga ma ei tea ka ju, nii et kuulame koos. Hakkame siis pihta. Tere tulemast minu podcasti. Sinu nimi on Marlen Heldemel. Ja tegu on taaskord minu sõbrannakesega. Nii et ma hoiatan jälle kõiki inimesi, et siin võib väga palju itsitamist tulla. Ja me ei jõudnud enne ära itsitada. Nii et nüüd te saate kõik meiega koos seda teha. Aga neile inimestele, kes ei ole väga nii-öelda kursis, kes sa oled, mis sa teed, siis äkki sa natukene mitte iseloomustaks, tutvustaksid võib-olla millega sa nagu nii-öelda toimetad? Okei. No mul polegi midagi pikemalt öelda, ma olen treener. Ja ma olen treener olnud nüüd, täna on 2025, viimased, 2025, miinus 2013. 12 aastat. 12 aastat, jah. Võistluslamist, kes rehkendab kiiremini. 12 aastat. Ja nagu selles mõttes, et see nüüd ongi olnud mu põhifookus. Rohkem ma ei olegi väga midagi teinud. Ma lihtsalt toimetan erinevate inimestega, erinevas vanuses. Ma tahaks öelda, et ma teen midagi põnevamat, et see külaks põnevamat on ja, sest treener on siuke tunne nagu mingi sa müüd oma mingi Pepu programmi on ja, aga tegelikult mu töö on mega lahe. Ja on, sest meie saime ka tegelikult tuttavaks. Trennisaalis. Saime on ju. Ja, sina kutsusid mu enda hiiti ja mina ei julgenud tulla päris pikalt. Ma julgustasin sind. Julgustasin ju. Ja. Ma mäletan. Need sõnakasutus on naljakas. Aga julgustasid küll ja sa kirjutasid veel mitu korda, et tule, et see ei ole nii hirmus. No sellepärast esiteks, et siis kui hiit, nagu see sõna oli populaarne on ja, siis ma tundsin täiega seda, et sellega nagu kaasnes ikka mingid hirmujutud ja siiamaani on, sest nüüd on mingi 12 aastat möödas on ja, ja nüüd ma olen Saaremaal, aga ikka inimesed arvavad, et nad peavad 2 aastat trennis käima, et tuleb minu juurde trenni, aga nagu halloo, sa võidki alustada siit samast on ja, et see ei tähenda mingid ebainimlikke, ma ei tea, figureid trennis või suuri mingeid raskusi ja ma ei suru sind, ma ei tea, jooksma punktist A punkti B, kus sa seda teha ei jõua, on ju. Aga ja kusjuures mingil hetkel ma tundsin ka seda, et ma tahan inimestele nagu seletada seda, et see pole üldse hullu, tule ikka, proovi ikka, las ma tõestan sulle, on ja. Aga täna ma tunnen seda, ma nagu enam ei viitsi. Et ma tunnen, et mu juurde nagu jõuavad täpselt õiged inimesed, täpselt sellel hetkel, kui nad peavad ja siis, kui nad on valmis ise selleks, et täna ma nagu enam ei viitsi moosida kedagi. Aga kui keegi ütleb, et ma olen mõelnud ja tahaks, siis ma ütlen lihtsalt, et tule, on ja. Saadan tunniplaani. aga nagu, ja siis ma proovin muidugi selle hiidi, selle sõna juurest natuke ära ka liikuda vaikselt, et aasta alguses ma nimetasin ümber ennast justkui nagu hübriid. Siis see tähendab seda, et you never know what's coming. See võib olla jooga ja see võib olla jõutreening, sa ei tea kunagi on ja, ainult et joogat pole veel juhtunud. aga see võib ühel päeval juhtuda. Aga no, sinu puhul minu meelest, mis teeb selle nagu nii-öelda teistmoodi ja eriliseks on, et sul on päriselt iga nagu selle treenitavaga nagu isiklik suhe või nagu sa lood alati enda ümber selle kommuuni, mida mina ei olnud nagu nii-öelda varasemalt näinud. Et ma teadsin küll, et õigemini, et ma vaatasin sind ja nagu ma mingi nii ilus ja nagu tahaks ka siukest nagu eeskuju, et tahaks, ma ei tea, taoline välja näha või et nagu inspireeriv, aga et kui ma tulin sinu sinna trenni
ja noh, ma ilmselgelt olingi kõigist kõige nõrgem ja see, kuidas sina tegelikult ka nagu nii-öelda motiveerisid, et vahet ei ole, kui kaua näiteks mul aega läheb ja et nagu ma mäletan, et noh, kosmonaudid on ju, et nagu mina väga ei tee neid. Väga hea, siis ma võin uuesti tulla. et nagu, et me tegime neid, me pidime tegema mingisuguse nagu see ka muidugi, et nimed pidi ära õppima ja siis sa said omale sa pead trennikaaslasi tundma. Ja noh, et nüüd, kui ma sain oma ATH diagnoosi ma olen nagu mingi sellepärast, ma pidingi mingi 60 tükki tegema ja mul ei jää meelde, ma mõtlesin kogu aeg ainult kas siis sai burpeesid, kui ei teadnud nime? Ja no ma suutsin 2 tükki võib-olla meelde jätta, mis olid nagu, ma ei tea, mul sõbrannadel samad nimed on ja see oli ikka kõik, et nagu mul läkski tuksi sellega juba esimesel korral, et ma jäin konkreetselt kõik käisid pesus ära ja läksid ära ja teine trenn tuli peale ja mina üksi kütsin seal neid kosmonauteid. Läks niimoodi või? Aga tead mida või? Selles mõttes, et siiamaani vahet pole, kui kaua sul aega läheb, tee oma asjad rahulikult lõpuni ja nagu aeg ei saa otsa ja selles mõttes, et kui ma ei tea, üks trenn sõidabki teisele sisse, siis nemad alustavadki natuke hiljem ja nii on ja ma nagu täiega tunnen seda tunnet, sest ma olen ka olnud selles rollis ja ma ei taha, et keegi ennast sellepärast kehvasti tunneb, sest see ei ole mingi ebanormaalne asi, et mul kauem läheb. Võib-olla sa teed teises tempos, võib-olla sa teed suuremate raskustega, naaber kõrval lõpetas 15 minutit varem oma mingisuguste 2-kiloste handlitega, on ju, sellepärast ei saagi võrrelda üksteist, sest et alati nagu need tingimused on nii erinevad, nii et ja aga sina nagu nii-öelda üldse tõid selle vaate mulle, et ma tegingi nagu nii-öelda ikkagi väga palju minu meelest nagu trennis on ka ego nagu mängib ja nagu, et ma olin kõige viimasem ja nagu sellel ajal ma käisin hästi palju jõusaalis ka ja kõik rääkisidki sellest, et ma olen nagu umbes mingi, ma ei tea, mega tugev ja lalala ja siis ma tulin sinu trenni, ma olin kõige nõrgem ja nagu ma ei jaksa mitte midagi teha, onja. Et nagu, et see oli nagu jõhker pingutus, aga et sina nagu sellega, mis nagu nii-öelda, et sinu see mõttemaailm oli nagu nii teistmoodi, et ma tahtsingi kogu aeg tagasi tulla, et isegi kui ma nagu tundsin seda, et noh, et ma ei jaksa ja see on nagu jõhker nagu nii-öelda koormus minu jaoks, sest see on nii teistmoodi, et ma tahan veel ja veel, sest nagu, et jällegi see kommuun, mis sinna nagu nii-öelda tekkis, et ma olin täiesti nagu üksi tulin, kõik olid võõrad inimesed ja siis lõpuks olid nagu seal mingi ihihi, ahaha, ja nagu, et juba ootasid, et millal trenn on ja nagu, et mis sa arvad, et kuidas see esiteks nagu nii-öelda seda lood või nagu, et kas on olnud kogu aeg sinu nagu eesmärk ka oma trennides? Tead, selles mõttes, et ma isiklikult alles hiljuti hakkasin märkama seda, sest et nagu saagi praegu mainida, on ju, siis mingid inimesed veel eelmine kord, kui ma Maaniga jutustasin, tema tõi välja selle, et sul on alati mingi kommuun ümber ja nii edasi, on ju, ja ma ei olnudki seda ise märganud üldse, et tekibki siuke kommuun ja siis seal tekivad hästi palju sõprusi omakorda, on ju, ja siis see nagu kuidagi, kuna ma olen ju selle sees, siis see on nii tavapärane mu jaoks, ma täiega hindan seda, aga nagu ma ei olegi seda niimoodi mõelnud, et nii käibki oma selle kalti loomine, on ju, ja siis mis sa seal sees teed, siis nagu see siis erineb, on ju, aga see kuidagi, no ma arvan, et see tekkiski sellepärast enese teadmata, et vaata, ma ei saanud ju algul, kui ma treeneriks õppisin ja oma mingi hiidi ideega peale lendasin, siis kõik oli mingi no thank you ja siis ma ju pidin hakkama omaette toimetama ja ma arvan, et tänu sellele, et ma hakkasin omaette toimetama, siis sinna kuidagi nagu koondusid mingid teatud tüüpi inimesed, keda nagu mina võib-olla siis tõmbasin, on ju, või kes olid uudishimulikud ja siis kuidagi nagu ma ei tea, see kogu mingi sümbioos, see, et me teeme trenni, jah, on küll raske. Trenn pole kunagi mõnna. Minu meelest mõnna on alles peale seda pärast trenni, kui sa pesus käinud, su nahk lõhnab hästi, sul on puhtad riided seljas, siis on mõnna minu meelest. Aga ja ongi, trenn on ju asi, mida me nagu nii lihtsalt teeme, sest et sa tead, et seda peab tegema. Aga nagu täna ma näengi seda, et sa tuled, sa teed selle nagu meeldiva, ebameeldiva asja ära, mis on trenn, on ju, aga hästi suur osa sellest ongi see
see nagu grupi inimesi seal ümber, sest et on nii palju nagu hetki, kus sa tunned, et täna pole see päev ja täna ma ei viitsi, onju, aga siis sa lähed näiteks veerd kohale nende inimeste pärast, ma tahan neid näha, tahan, ma ei tea, 2 lolli nalja visata, onju, sest et ma olen 36, ma annan trenni täiskasvanud inimestele ja ma pean riidlema nendega. Seda hommikul. Nüüd kui mul tekib siuke tunne, et ma olen uuesti 4. klassis ja mu mataõps just riidlas muga. Ja mul on siuke tunne, nagu ma olen see mataõps nüüd, sest ma pean neid korrale kutsuma, sest nad lobisevad nii palju, neil on hästi lõbus koos kogu aeg. Ja siis, aga samas see nagu on mega lahe ka. Ma natuke naudin seda vahest riidlemist. Sest ma olen mingi, ma teen hästi tõsist nagu ka ja siis ma olen naljakas edasi. Aga ja mega lahe on. Ma nagu ise ei olegi kunagi sellises, kuidas ma ütlen siis nagu grupis trennis käinud, et ma saaks ise seda kogukonna tunnet nagu tunda. Seda nagu ma ise ei ole tundnud. Ma olen olnud alati ju treeneri rollis, aga ma nagu täna tunnen seda, et vahest tahaks ise ka niimoodi trenni teha, et mul on nagu ümber mingid inimesed, kelle nagu näod on kogu aeg samad, et nad ei vahetu, ei ole nagu mingid anonüümsed suures spordiklubis, on ju. Vaid, et kogu aeg on samad näod ja saame koos nagu pingutada ja koos on raske ja, sest et ma jään alati ju trenni tegema peale neid. Ma pean alati üksinda seal susserdama ja siis ma kujutan ette alati, et nad vaatavad mind. Siis kui mul raskeks läheb, ma olen mingi loll bulgaarlane ja 2 korda seda veel, siis ma olen mingi, oh my god, nad vaatavad praegu üksinda saalis ja siis teen lõpuni need ainult naljakas. Sest meie ka ju ikka hakkasime nagu, meil tekkiski väga hea nagu nii-öelda klapp ja siis meie hakkasime nagu käima 2 trennis, et meil oleks see oma aeg. Et me käisime boksis koos ja siis olime meie need, kes seal lollitasid, ja siis me käisime ju postitantsus koos. Ma mäletan, sinu mu karjäär jäi ka. Need ainsad korrad olidki sinuga koos. Jah, no sina olid ikkagi suhteliselt hea selles, et sul oli loomulik annet, et mina ei jaksanud ennast hoidagi seal, kui sina olid seal juba posti üleval. Et oli näha, et sa olid Las Vegases elanud. See on alati mu plaan B olnud. Aga see, minu meelest see on üks nendest asjadest, mis näeb jälle ülilihtne välja ja nii raske tegelikult nagu. Ja väga valus. Täiega nahal oli nii valus. Ja, et see on üldse. Ma käisin seal ainult sellepärast, et sa tahtsid minna sinna. Me postid antsu. Tundus hästi lahe. Aga ma ei olnud kirgliks selle vastu. Ütleme nii, et no mina nüüd ka käisin paar korda proovimas, aga see vist ongi nagu, ta on nii nagu ebamugav ja nagu ja kui sul pole väljunud, et sa ei tööta kuskil ööklubis, on ju. Et ma ei saa seda kuskil, ma ei saa mitte kuskil fleksida nende asjadega, mis ma seal õppisin. On ju, ei saa ju. Ma ei kujuta ettegi, et sa teed endast mingisugused videocontenti Instagramis sellest, et sa posti ümber tantsid. See ei ole jah väga nii-öelda minu teema võib-olla, aga see on ka variant CD, on ju, et ta mul kogu aeg taga kuklas. Aga nii-öelda sinu, ma arvan, et väga suur või nagu kõige suurem isegi mis see nagu nii-öelda õige sõna on, et sind eristabki väga palju sinu nii-öelda see inimese loomus, sinu mõttemaailm, see on nii teistmoodi, milline sina inimesena oled ja et sa oled hästi nagu siuke, esiteks nagu toetav ja sa annad hästi palju armastust. Et sa oled üks väheseid, kellega ma nagu siiralt nagu nii-öelda tunnen seda, et ma tean, et sa nagu päriselt armastad mind ja sa ei karda nagu seda välja öelda ja sa nagu annad seda hästi tugevalt nagu edasi. Ja nagu sa ütlesid ka, et sinu inimesed tulevad sinu nagu nii-öelda ümber ja ma eile mõtlesin selle peale, et mina olin siis tegelikult nagu nii-öelda salaja väga nagu depressiivne ja siis tulid kuskilt sina, kes oli nagu sõõm värsket õhku, kes nagu nii-öelda kiitis, toetas nagu ja andiski mulle nii tugevalt seda armastust ka, mida nagu sellel hetkel ma ei olnud nagu nõus mitte kuskilt tegelikult vastu võtma ja see oli nagu nii teistmoodi minu jaoks. Ja mulle meenus ka see, kui me käisime Chrisi trennis, seal liivatrennis. Seal. Ja
ja rannas seal sisehallis on ju. Ja see ei olnud nagu nii-öelda kõige crazy asi, et mina jaksasin sind tassida. Aga oota, mis asja? Seljas tassisin või? Ja see, kuidas sa vaatad, mul oli nii tugev ego nagu nii-öelda probleem ja nagu see oli minu jaoks nagu nii ränk eneseületus, et ma üldse, seal oligi baaride see nagu nii-öelda workout ja siis tekkis see olukord, et nüüd pidid sina mind selga võtma ja nagu tassima sealt, jooksma edasi-tagasi. Ja kui sa vaatasid oma suurte silmadega, sa lihtsalt olid kogu aeg mingi, Liis, ma jõuan, ma ausalt jõuan ja ma olin nagu mingi never, ma ei taha endale nagu nii-öelda, minu mingisugused traumad, kõik nagu mingi kaal ja kõik nagu see, kõik mingid asjad tahtsid sealt nagu nii-öelda nii väga välja tulla, et ma tahtsin pigem nagu koju minna. Ja kõige aegem oli see, et sa võtsidki mu selga või turjale ja sa tassisidki mu otsast lõpuni. Aga tead mida või? Ma arvan, et nagu, mina arvan seda, et sa nagu tänaseks ilmselt, või ma arvan, et see käib vist mõlemat pidi, et sina oma silma, oma suurte ilusate silmadega vaatad ja näed ennast hoopis teistmoodi ja nagu igas mõttes on ja teistmoodi ja ka oma nagu, kuidas ma ütlen, oma nagu suurust on ja, ehk siis nagu minu jaoks sa oled ju täiesti nagu normaalne inimene ja ma näengi seda, et nagu ükskõik, kas ma võtan naabri Mari või ma võtan sind endale selga, mul ei ole vahet, aga nagu ma kujutan ette, et nagu sinu peas olidki need miljon asja, mis sind nagu justkui tagasi hoidsid on ja, aga nagu jah, ma ei tea, mis värk sellega on, ma olen endal nagu keelanud nagu sellistel hetkedel, kus mu aju hakkab mind nagu tagasi hoidma on ja, siis ma hästi kiiresti keelan ära selle, sellepärast, et ma kujutan ette, kui palju elu mul jääb elamata, kui ma lasen oma mingi ajul otsuseid langetada, et mingi tee seda ära, tee teist on ju. Sest et ongi nagu see ego tuleb hästi kiiresti ära alistada ja siis nagu elu läheb nii palju lillelisemaks ja toredamaks ja, aga nagu hullult tore on näha seda pealt näiteks, kuidas teised inimesed sellega võimlevad ja võistlevad ja nagu iseendaga siis oma mingi ajuga on ju. Ja ma hullult naudin seda, et ma saan nagu mingit rolli mängida selles, et ma saan nagu su elule lisaväärtust luua sellega, et sa nagu, ma ei tea, enesekindlamalt näiteks julgeksid midagi teha või mingid otsuseid langetada, sest et no ma olen ikka väga jolo. Sest ma olen iga asi, mis mu elus vajab nagu otsuse langetamist on ju. Siis ma olen mingi üldsegi ma elan ühe korra ja teiseks võib-olla aasta aja pärast mind pole enam siin. Ma ostan talle diislimantli endale. aga see pole ainult niimoodi nagu asjadega, aga see on ka igasuguste mingi muude asjadega ala mingi, ma ei tea, langevarjuhüpe. Kui on nagu, kui ma pean täna surma saama, no las olla nii siis. Et ma nagu jah, ma tunnen, ma ei karda midagi. Aga kus see nagu, kas see on kogu aeg nii olnud või? Ei, mingil nagu, kuidas ma ütlen, kui sa ütled mul nii, et mu mõttemaailm on teistmoodi, siis nagu see on suur kompliment mu jaoks, et sa seda ütled mulle ja nagu ma olen seda mõnest kohast veel kuulnud, aga nagu ma ei saa aru, et ma erineks kuidagi teistest või et mu mõttemaailm, seda ma natuke saan aru, sest et ülejäänud inimesed mu ümber on ikkagi oluliselt konservatiivsemad, on ju. Aga ma nagu mingil hetkel vist tundsin, et ma kogu aeg mõtlen teistmoodi mingitest asjadest ja siis ühel hetkel nagu oli sellega siukene love and hate suhe, sest et ma tundsin, et mul on nii nagu raske teistega kuidagi sünkida, on ju. Ja siis ma mõtlesin kogu aeg mingi nii, et täiesti tuksis nagu, et kogu aeg lihtsalt mingi oma pea sees, oma mõtted, kõik, mis teised teevad nagu, see pole mingi põhimõte, vaid seda aru ma tunnengi seda nagu mingi raku tasandil, kui nagu, kuidas mu tundlad on lihtsalt mingi no,
ja siis nad liiguvad teises suunas ja ma tahaks teha samu asju ja samu otsuseid vahest, on ju. Et nagu lihtsalt mitte oma elu liiga keeruliseks elada, aga siis nagu, aga ma nagu hästi palju, hästi tugevalt usaldan vist oma sisetunnet, ma arvan. Ja siis jah, ja siis ma nagu ühel hetkel võtsingi otsuse vastu, et ma tahan olla kaine mõistusega inimene, ainult sellepärast, et mul on tütar, aga nagu ülejäänud osa, ma lasen ülejäänud suhete nagu suhtes, ma lasen hästi palju nagu ikkagi oma sisetundel või kõhutundel või mis iganes jumalikul häälel enda sees nagu dikteerida, sest et ma olen tänaseks veendunud, et sa kunagi ei eksi, kui sa seda nagu häält kuuled, isegi kui see ei tundu sulle loogiline, mis nagu järgmiseks tuleb, on ju. Siis nagu jah, ma olen tänaseks täielikult nagu selle otsuse vastu võtnud. Aga see, mina jälle nagu nii, ma tunnen seda täiesti nagu, et ma saan kõigest aru, mis sa räägid, sest ma olen vist nagu väikses saati arvanud ka seda, et ma olen teistmoodi, aga et ka see, et ma mõtlen nii teistmoodi kui teised ja mingil nagu nii-öelda noores eas üritad lihtsalt samastuda kõigiga, aga et õhtul, kui sa oled üksi kodus, sa mõtled mingi täiesti üksis, et ma ei mõtle üldse nii. Ma ei saa, minul on veel see, et ma ei saa enamus asjadest aru, et miks on nagu, mis on normaalne või et kes on öelnud, et see on normaalne ja miks ma pean nüüd selle järgi elama või et keegi nagu, et mis hetkel juhtus see, et kes võttis selle õiguse endale otsustada? Et nüüd ütleme nii, et nagu, et nüüd sa oled nagu mingisuguses vanuses, siis ei ole enam viisakas, kui sa istud põrandal. Miks, kui mul on niimoodi mugav, näiteks mu selg valutab. No kui sa oled 50 pluss, siis sul ei või pikad juuksid ka enam olla. Jah, et nagu, et mingisugused lollused. Jah, ja nagu mul on hästi keeruline mingites nagu põhimõtetest aru saada, et miks me lihtsalt ei võiks olla nii, et meil kõigil on hea või et miks me ei võiks teha otsuseid või nagu suhelda nii nagu päris ausalt, et ja siiralt ja et nagu otsekoheselt ja ausalt ja ma ei pea mõtlema sellele, et kui ma olen aus, siis ta võib solvuda, on ju, et ma riivan tundeid ja miks ma ei võiks ühtselt nagu mõista seda, et nagu otsekohesus ja ausus on ebamugav, aga see nagu on meie kõigi aja ja elu suhtes nagu nii palju väärtuslikum. Ma ei taha rääkida läbi roosipõõsaste, sellepärast, et sa pärast, ma ei tea, must halvasti ei mõtleks, on ju. See on ka üks asi näiteks täna, millega nagu või mis mina enda sees olen otsustanud, et ma tahangi olla ebamugavalt aus ja kui tänu sellele keegi nagu, ma ei tea, mind oma sõbralistist ära kustutab või paneb mu numbrile ploki peale, siis nagu pole vahet, et nagu ma ei hooli enam täna üldse sellest, ükskõik kes see inimene on. Ma oma emsiga ka täna hästi aus ja otsekohane ja kui ma nagu näen midagi, kus nagu ta ämbrisse astub ja siis ma ütlen talle seda ja siis ta solvub ja siis ma olen mingi nii, et aga tegelikult nagu sa tahad, et ma olen suga aus ja otsekohane, sest et nagu kui kaua sa marineerid oma mingi jura sees enne, kui sa nagu aru sellest saad, on ju. Ja nagu mulle hullult meeldib see, sest et ma samamoodi nagu ma teisi kutsun korrale, ma kutsun ennast ka korrale ja ma nagu kogu aeg analüüsin, mida ma suust välja ajan ja mida ma mõtlen ja kuidas ma ütlen kellegile ja sa nagu tänu sellele ma saan hästi kiiresti nagu, ma ei tea, vabandada ja teha nagu ongi kiiresti ennast nagu, ma ei tea, analüüsida ja kõike seda, et see ei pea tulema nii, et ma mingi 2 nädala pärast kirjutan sulle kuule. Ja need on ka need asjad. Esiteks vabandamine. Mina õppisin selle alles nagu nüüd ära. Hästi palju tuleb see võib-olla ka kui inimesed saavad lapsed, et siis sa nagu nii-öelda tegelikult pead nii-öelda ideaalne nagu nii-öelda võib-olla see maailmas, nagu et sa vabandad, kui sa käitud valesti ja ma olen näinud hästi palju seda nagu oma õe pealt, et kui nagu Riin ikkagi midagi valesti teeb, siis ta nagu vabandab pelle ees ja tänu sellele lapsed vabandavad ka ja ma näen nagu mingi, oh my god, nad on nii normaalsed ja et
et minu meelest meil on hästi palju väikestelt lastelt õppida, et ja ka see ausus ja kõik see tuleb nagu minu meelest neilt, et nemad ei mõtle üle, nemad ei taha nagu mingis vanuses või nagu kui nad on veel sinu enda omad, et nad ei taha sulle meeldida. Nad lihtsalt ütlevad mingi, sa näed imelik välja, sa oled mingi fucking hell näengi. Ma täna panin selle veitra pluusi ja homme ma seda näiteks ei pane. Et nagu kõik oleme ühiselt otsustanud, et see oligi imelik. Et nagu väga hea on ja. Et nagu väga, et ma nagu oskan vabandada ja see ongi see analüüs selle juures, et nagu, et mina käitun ka valesti ja sellest ei ole mitte midagi. Et me olemegi kõik inimesed ja nagu, et palju suurem väärtus ongi sellel, et nagu, et ma tunnistan ja ongi jälle see, et sa ütlesid nii ilusti nagu ego taltsutamine, et mina üritan teha seda, et kui ma tulen kodust välja, ma jätan oma ego koju. Et ta hoiabki mind nii tugevalt tagasi, pluss ta paneb meid käituma nii, kuidas, mis ei käi tegelikult minu väärtustega üldse nagu nii-öelda kokku. Ja sealt nagu nii-öelda see, et minu meelest täiskasvanud inimese kõige suurem nagu benefit on see, et ma ei pea suhtlema mitte kellega ma ei taha. Et see on mu enda valik, kes on minu ümber, kes saavad minu aega, et ressurss on piiratud ka, et ma ei jaksa ju kõigiga, kes nagu nii-öelda tahavad nagu suhelda, et sa valid need enda inimesed, nad ongi sinu nagu nii-öelda perekond ja sa suhtledki nendega ja sa saadki nendega olla sina ise. Ja et noh, et mina olengi võib-olla kogenud ja õppinud ka selle nagu sügava depressiooniga seda, et ma hästi palju nagu nii-öelda varjasin kõike ja nagu ma ei rääkinud päriselt nii, mida ma tunnen ja kui raske mul on ja et kogu aeg oli see naeratus nagu nii-öelda näol, et siis et minu enda raamatu lemmik koht on see, kus ma olengi nagu nii-öelda tänusõnad sõpradele, kus ma ütlen, et aitäh, et te lubasite nagu, et kõige parem tunne on olla mina ise nagu ja et ma ei pea mitte kuskil mitte midagi teesklema ja ma olengi teissugune ja nagu kõik aktsepteerivad seda, minu lähedased, ma ei pea neile nagu mängima mitte midagi, ma võingi olla siuke, et ma vahepeal ei saa mitte midagi aru, ärkan üles, ma ei saa aru, kas mis universumis ma elan, mis on päris, kas ma käisin jooksmas või käisin unes jooksmas ja nagu, et nagu ma sulle hommikul kirjutasin, et ma ei saanud aru, kas tegime podcast ära või nagu ei teinud. Et nagu, et kõik on hästi segane minu jaoks vahepeal. Aga et, ja see on nende jaoks okei, nad ei arva, et nagu, et ma olen rumal selle pärast või nad teavad, et ma olengi nagu nii-öelda tuutu-luutu vahepeal ja et see on täiega maailma parim tunne, kui nagu sa oled aktsepteeritud nii, nagu sa oled. Ja nagu aga nagu ma olen ka sellist asja näiteks kogenud, kuidas nagu su sõbrad ongi su vabalt valitud perekond enda ümber, on ju. Mõned tulevad, lähevad ja mõned jäävad, on ju, ja mõnega nagu ongi nii, et jääbki see soe tunne igavesti, sest lihtsalt see side ongi hästi tugev, on ju. Ja aga samas nagu ma olen kogenud seda ka, et kuidas sa nagu mingid suhted, mis võib-olla nagu alguses ei ole olnud sellised, et hull nagu hea ja soe äratundmine on ju, ja et ma tunnen, et ma saan ma ise olla kõik vastupidi, aga kuidas sa nagu ikkagi ajas on sinnamaani kasvanud. Muidugi ma ei tahaks anda seda nõu, et mingi võtke see aeg ja nagu vaadake, kuidas läheb, on ju. Aga nagu mingi inimesega, ma ei tea, ühe venna või emaga sa paratamatult võtad selle aja, on ju. Sul pole nagu eriti valikut ka. Aga selles mõttes, et suhted ajas, kui sa märkad, et teine on ka arenemisvõimeline ja teeb mingi progressi, on ju, siis nagu mingid suhted ajas ka kasvavad sinna, kus sa lõpuks saad olla sina ise, sest mul on küll siuke kogemus, kus nagu ma olin oma elukaaslasega koos ja meie algusaastad olid nagu mingisugune rongiõnnetus minu meelest, on ju. Ja siis ta arvusega kommenteerib hoopis teistmoodi seda, aga nagu ja kuidas ma tundsin, et ma ei saa üldse mina ise olla temaga koos ja kuidas nagu kõik, mida ma teen ja ütlen ja kuidas ma mõtlen, siis ma nagu näen, kuidas ta rullib oma silmi ja seda rõõm ma olen mingi, kas sa just rullisid oma silmi või? Sest et nagu asjad, mida ma ütlen ja kuidas ma ütlen neid, on ju, ongi väga no filter ja siis
ja siis nagu ma eeldan, et kui me hängime, siis sa nagu aktsepteerid seda, mida ma suust välja ütlen. Sa ei pea nõustuma minuga, onju. Samamoodi nagu ma ka oma mingite sõbrannade väljaütlemistega ei nõustu, aga sellepärast nagu midagi katki ei jää. Kõik lähme oma eluga edasi ja varsti tuleb uus jutu teema ja ongi unustatud, onju. Aga nagu see on olnud jah, hästi huvitav, kuidas ma ise imestan täiega seda, et ma olen suutnud nagu 10 aastat ühe inimese kõrval vastu pidada ja vaadatagi, kuidas ta areneb ja ma olen mingi aga ja seda ja see teise inimese nagu arengu pealt nägemine, see, et ta päriselt teebki samme, see on hullult motiveeriv. Selles mõttes, et see on ka minu jaoks olnud väga nagu, kuidas ma ütlen, teekond, kus ma olen ka ise arenenud täiega, ja nagu õppinud nagu vastastikku igasuguseid asju. Aga ma arvan, et tänu sellele, et ma nagu olen pealt näinud seda, kuidas ta teeb mingisuguseid samme ja kuidas ta nagu, ma arvasin kogu aeg, et ta on hästi nagu niisugune raamistikus elav inimene ja ma näen, kuidas ta tegelikult on ka plastiliin, keda saab mudida ikkagi. Ja see meeldib mulle ja see nagu andis mulle kogu aeg seda kuidas ma ütlen, tahet siis juurde, et nagu stikkida veel edasi seal kõrval ja vaadata, mis saama hakkab. Sest et täna ma ei tunne enam, et kuidagi nagu ta rulliks silmi selle üle, mis või kuidas. Ma arvan, et nüüd ta on nagu täielikult aktsepteerinud mind ja ma tunnen, aga ma ütlen ka seda, et see on niisugune samamoodi mõned aastad on ja kui me oleme 10 aastat koos olnud, siis ma arvan, et siuke lustakas on olnud võib-olla ainult 2-3 on ja enne seda oli siuke räige mingi nurkade maha lihvimine. Ma olin lihtsalt mingi Jesus, ma olen Dubaisse, ma leian omale mehe, mul on savikas, ma olen 7. või 9. naine. Sest et lihtsalt nagu mingil hetkel see on mingi nii, et nagu ma tahan chillida ka vahepeal, ma ei viitsi kogu aeg nagu mingisugune, ma ei tea, areneda ja mingid teemasid lahendada on ja ma olen nii palju mõelnud viimasel ajal selle peale, et kas inimese elus 100 aasta jooksul näiteks on ju, ma elan küll 106-seks, aga siiski 100 aasta jooksul, kas seal tuleb mingi periood, kus sa chillida ka saad või? Sa ei pea muretsema oma ema, vanavanemate, laste, enda tervise, mitte kellegi pärast. Et sa lihtsalt mingi oled, teed oma hobis ja nagu oled lihtsalt niisama, ärkad ülesse, mõtled, ma ei tea, spontaanseid asju, lähen neljapäeval reisile, no mis iganes on ja, aga nagu mulle tundub, ma ükspäev mõtlesin selle väga läbi, selle sisu, mulle tundub, et seda ei jõuagi seda hetke, et sa nagu peadki seda spontaanselt nagu, ma ei tea, kogu aeg natuke seda aega näpistama on ja, aga sest et nagu see periood ei jõuagi kohale. Kogu aeg on mingi hustle lihtsalt. Jaa, et seda hetke ei tule ja siis peadki spontaanselt nagu nii-öelda leidma. Kogu aeg. Jah, et selle, ma just eile ise nagu nii-öelda ühe vestluse käigus nagu nii-öelda jälle ka nagu nii-öelda, et mingid inimestega on sügavamad vestlused on ja siis mõtlesin, et jälle arutlesime hullult nagu nii-öelda, et mis muutused on olnud tegelikult ütleme, et viimase nagu aastaga ja et nagu, et mina tõin välja nagu mingisugused enda muutused, mis mina olen nagu teadlikult, millal ma olen keskendunud ja nagu mingisugused traumad, millest ma olen nagu tunnen, et nüüd ma oma käitumisega olen nagu nii-öelda välja tulnud. Et siis, et see nii-öelda selle mõttelõnga lõpp oli see, et nii raske on ikka inimene olla. Ja nagu, kui sa oled ka, et ma vahepeal mõtlen, et ma tean, et ma olen hästi sügav inimene, mulle meeldivad sügavad vestlused, mulle meeldib analüüsida, mulle meeldib ennast analüüsida, mulle meeldib teisi analüüsida. Ma ei anna kunagi hinnanguid, ma tahan alati teada, miks ta nii mõtleb või et ma olen kogu aeg nagu, kui põnev. Et isegi kui sa karjud mu peale, siis ma mõtlen mingi huvitav, et mis oli see trigger praegu, et kus see nagu tuleb. No, et ma umbes lähengi, et ma mõtlen nagu nii teistmoodi, aga tõesti, et nagu kogu aeg ei viitsi olla nii sügav või et mul on vahepeal nagu keeruline aru saada, et kas võiks olla vahepeal nagu siuke hästi lõbus, et millal nagu see periood tuleb, et ma ei nagu, et mulle meeldib areneda ja mulle meeldib kasvada ja
ja kohe, kui mul tekib see periood, kus ma nagu nii-öelda, ma ei tea, oppides taastumine, mis on olnud viimase aasta nagu nii-öelda suur teema mul, et siis nagu nendel hetkedel, noh, et sa oledki mingi valuvaigistite all, et sa ei tegele enesearenguga, onju. Ja noh, ma suudan olla niimoodi 2 päeva ja siis ma juba olen mingi, et noh, midagi peaks nüüd tegema, kuidagi peaks nüüd kasulik olema või nagu, et ma tahaks kuulata midagi või et ma tahan oma aju kasutada kogu aeg tegelikult nagu millegi tarbeks või nagu, et ma tahangi areneda või et see on minu meelest nagu nii-öelda inimese jällegi üks kõige lahedamaid nagu nii-öelda osasid elu jooksul, et me kogu aeg saame uut infot, me kogu aeg saame nagu asjad muutuvad ja nagu kui me päriselt julgeme enda sisse vaadata ja mis jälle jõuab minu meelest nagu sellele aktsepteerimisele, et kui me aktsepteerime, et nagu, et need on minu nõrgad küljed, aga ma saan nendega tööd teha ja ma nagu teen neid. Et see ei ole nagu fataalne. Ja, et me ei saa mitte kunagi valmis ja me ei ole mitte kunagi ideaalsed ja nagu, et see ongi kõige toredam, et me oleme inimesed, et me eksime. Meil on igast erinevaid perioode, on väga rõvedaid perioode, aga siis on nagu imelisi ja elu on kogu aeg muutumises on ja et nagu, et selle nii-öelda vanusega ka, et me kogu aeg küpseme ja nagu nii-öelda, et sellest ei ole mitte midagi, kui me mõtleme asju ümber või meie väärtused muutuvad. Et noh, et ma nagu enda puhul näen seda, et ma olen nii palju muutunud, et kunagi nagu, mis ma olen viimase, ütleme, et nagu mingi, ma ei tea, 15 aastaga on ja, et ma olen olnud full nagu nii-öelda, ma olen olnud mega sügavas depressioonis, ma olen olnud siuke bioloom, kus nagu, ma ei tea, ainult joob, teeb narksi, siis ma olen olnud seal selle aja jooksul veel nagu nii-öelda, ma ei tea, aasta aega ei joo, ei tee mitte midagi, on ja, et nagu siis umbes hakkas see eneseareng pihta, et ma hakkasin teraapias käima, siis umbes mingi loed ainult eneseabiõpikuid, siis millal see umbes hakkas? Kui ma kodust välja kolisin, et siis ma arvan, et see oli ka minu jaoks nagu hästi suur elu muutus ja siis ma langesin korraks ka nagu veel sügavamale nagu depressiooni, et ma nagu nii ma tunnen ennast hästi üksikuna, sest ma mõtlen nii teisiti või mul on väga vähestega tegelikult nagu siuke päris connection, et ma mõtlen nagu, et ma julgen olla temaga nagu nii-öelda täiesti mina ise või ma tunnen, et ma tahan temaga suhelda ja mul on tegelikult ka põnev temaga suhelda, sest mul hästi kiirelt hakkab igav või mind ei kõneta nagu siuke chit-chat üldse, et mul on nagu raske leida siukseid tugevaid nagu nii-öelda sidemeid. Et siis ma nagu olen hästi nagu tihti tunnen, et ma olen hästi nagu üksildane, et siis kui ma kodust ära kolisin, siis mul ei olnud inimesi ka enam ümber ja siis ma olingi üksi ja siis ma olin mingi vau, et sealt läks see nagu et nagu jah, et väga hirmus ja raha saab otsa ja toit saab otsa ja kütus saab paagis otsa ja emme, polukonna mulle ja, et ma läksin Piritale ja sealt lihtsalt võtsid kõik asjad kaasa ja läksid koju tagasi ja oled mingi, ma olen täiskasvanud, ma saan nii hästi eluga hakkama. Et nagu ma arvan, et see ongi tegelikult siuke nagu loomulik asjade kulg, selles mõttes see nagu täiskasvanuks saamine. Ma olen ka väga palju mõelnud. Mu peas toimub hästi palju mõttetegevust. Aga nagu täpselt samamoodi, vaata nagu väikesed lapsed arenevad ja seal on erinevad arenguetapid. Korra nende jalad on mingi sissepoole kaardus, siis on väljapoole kaardus, on ju, siis nad on hästi enesekindlad, siis nad on hästi ebakindlad, on ju, siis on puberteed, hormoonid, bla, siis nad saavad täiskasvanuks nagu ametlikult, on ju, 18. Minu meelest nagu see pole mingi täiskasvanu. Minu meelest nagu sa saad, see kõlab hästi kummaliselt, aga mul on nagu mingi oma loogika selles, kus ma nagu tunnen, et enne 30 eluaastat ei ole mingit täiskasvanut. Seal ei ole nagu mitte mingisugust küpsust, kui me räägime nagu suurest enamusest inimestest. On mingisugused anomaaliad, mingisugune noor vana inimene, on ja, kes on hästi nagu küps igatepidi emotsionaalselt ja nagu oma tegudes ja kõiges on ja siis sa oledki mingi,
kes sa veel oled, onju, sest et kõik ülejäänud on ikkagi nii, et minu meelest 18 kuni siuke 30-33 minu meelest sa õpid seda nagu täiskasvanute maailma dünaamikat tundma, erinevaid inimsuhteid, kuidas inimesed käituvad, ülipalju südamevalu on ja sa mingi, kuidas tegi mulle nii, siis mingid erinevad peikad on ju, siis puppy love näiteks, kus sa, ma ei tea, armud ja siis see suhe on nii kirglik ja nii õudne samal ajal ja siis te lähete 3 aasta pärast lahku. Enne seda te olete mingi 15 korda lahku läinud, siis te olete lõplikult lahku ja siis nagu peab tulema periood, kus sa õpid iseendaga olema üksi olema, et sa ei tunneks ennast üksikuna ja üksiltasena, sest et nagu tegelikult ma ka olen tundnud seda tunnet ja ma tunnen nagu täna, et see on lihtsalt maailma kõige parem asi üldse, kus sa jalutad oma ajudega üksi, sul on mingi sisekõne on ja räägid oma ette iseendaga, ma ei tea, sõidad rattaga, jalutad või mis iganes sa teed on ja nagu ma tunnen, et inimene on täiskasvanu alles siis, kui sa suudadki oma ise looma taltsutada nagu kõikide emotsioonide ja nagu kõige sinna juurde kuuluvuga. Ehk siis kuni sa oled emotsionaalselt ebaküps inimene, minu meelest see ei ole täiskasvanud inimene. Sa oled jah, mingi riigi mingisuguste parameetrite järgi, sa 18 ja sa oled justkui täiskasvanu, aga tegelikkuses sa oled alles noor täiskasvanu 30+, siis sa astud nagu sinna päris täiskasvanu ellu minu meelest. Saad aru, mismoodi asjad toimivad, kuidas nagu, ma ei tea, teiste inimestega suhtlema ja käituma peab, kuidas ma ei tea, oma tahtmist saada, mida üldse teha, et ma ei tea, edukas olla on ja mis iganes, kuidas otsuseid langetada ja mitte, ma ei tea, jonnida ja solvuda ja nagu, ja. Ja, sellega ma olen täiesti nõus, et vanus ongi nagu nii, ta ei ütle mitte midagi, et seal on ikkagi nagu nii-öelda väga palju on nagu nii-öelda ainult siis ütleb, kui sa oled 50 ja sa oled ikka ebaküps, siis ma olen lihtsalt mingi su rong on tõesti vist läinud. Okei, tegelikult ma ei mõtle nii. Nagu ma annan ikkagi võimaluse, ma arvan, inimestele areneda kuskil mingi 65. eluaastani. Sa annad väga pikalt ikkagi aega. Aga ma nagu näen oma MC pealt ka, kuidas nagu nad on ju nii stagneerunud hästi paljude igasuguste, ma ei tea, oma teguviiside ja mõttemaailma ja kõigega. Ja ma näen nagu seda, et kui su ümber on õiged inimesed, näiteks ma oma ema elus ja mu vend, siis nagu ka 60-aastane inimene on võimeline täiega nagu ümber programmeerima ennast. Ja ma näen, kuidas nagu sellega, et tal on nii lahedad lapsed, et ta on enda ellu täiega nagu lisaväärtust juurde saanud, sellepärast, et ta ei ole enam nii krampis ja nii kinnine ja ta nagu asjad, mida ma ja mu vend teeme näiteks, ta tuleb kõigega kaasa. Ta on nagu niimoodi, et inimesed kõrvalt vaatavad, et mingi sa 60, mis sul viga on, miks sa omale, ma ei tea, jeti ostsid ja kalipso on ja, et nagu lähemale mikrofonile. Okay, tere. Kuulajad ei kuula muidu. Okay. Kõik ots peal. Et nagu jah, kui on nagu õiged inimesed su kõrval, siis sa, jah. Aga mina arvan, et sul peab olema see tahe ka tegelikkuses nagu, et sa tahad areneda või nagu, et sa tahad nende muutustega kaasa tulla. Et nagu... Aga ma arvan, et see tuleb ainult siis, see tahe, kui sul on villand sellest nagu soustist, mille sees sa oled marineerinud siiamaani. Aga nii suures osas ju selle sees on nagu ülimõnne alla ka, sest et nagu järgmised sammud muidu on mingid uued ja ebamugavad ja ma ei ole üldse kindel, kas ma tahan seda teha. Siis mina isegi olen mõelnud selle peale, et mulle meeldis olla nagu depressiivne. Mulle meeldis see kurb tunne, sest see oli hästi turvaline mu jaoks ja ma teadsin, et kui ma pean nagu nii-öelda sellest välja tulema, see tähendab seda, et ma pean hakkama ebamugavaid asju tegema. Ma pean vaatama et ma pean tunnistama, et ma olen haiget saanud ja et ma olen nagu nii-öelda tunnistama kõike seda, mida ma olen nagu kogu aeg ehitanud selle kaitsekihti enda ümber nagu, et sa pead selle tegelikult uuesti kildudeks tegema ja olema seal mingi, et okei, et ma nagu vaatan tegelikult endal otsa
ja nagu ka see, et see üksi olemine, mis sa nagu välja tõid, et see ongi nagu nii naljakas, et ma tänaseks päevaks nagu I love me, et nagu, et ma noh, et kui ma isegi nagu mõtlen endast, siis ma olengi nagu, et ma olen hästi armastav, aga noh, see on tulnud nagu nii-öelda, et see on väga-väga nagu nii-öelda känuline. Nagu armastav iseendaga. Ja et ma näen enda väärtust ja ma nagu nii-öelda saangi aru, et kõik selles, et ma nii erinev olen, et see on nagu minu kõige suurem väärtus üldse ja see loob ka mingisugust nagu muutust ja see nagu nii-öelda aitab ka nagu nii-öelda mingisuguse nagu nii-öelda kogemusega inimesi, et mina olengi nagu nii-öelda kõige suurem väärtus ja et ma ei taha endale nagu nii-öelda teha mitte midagi sellist, mida ma tegelikult nagu nii-öelda, mis ei käi minu väärtustega kokku või siis ongi, et kui sa kutsud mind kuskile, ma ei taha tulla, siis ma ei pea tulema ja jälle, et ma täiskasvanu inimene, ma võin öelda, et nagu ei on ja ma eelistangi väga palju üksi olemist nagu ja mulle meeldibki, et nagu eile ma nagu, et ma jalutan näiteks nagu poodi, ma ei pane kõrvaklappe mitte midagi ja ma naeran üksinda oma mõtete peale, ma olen mingi nii haige, see oli hea pull ja nagu ja siis ma jälle nagu naeran, et ma naeran ja noh, ma võin minna täiesti nagu pööraseks onja. Ja siis ma mõtlen, et nagu, et nii lõbus on nagu üksi Selveris ka käia nagu. Et ma nagu veedangi hästi palju tegelikult aega üksinda, enamus osa päevast ja siis... Mulle tundub, et sa oled kogu aeg Reelikaga koos. Tegelikult ei ole. Et kahjuks me käime tööl ka ju. Aga et nagu, kuigi ma olen nagu Relluga küll palju koos ja see ongi jälle nii naljakas, kuidas erinevad inimesed toovad sinust välja erinevaid asju nagu. Ja et ja noh, Reelika on minu nagu nii-öelda väga pikaaegne sõbranna ja meil on olnud perioode, kus me oleme rämedülis ja nagu mina olen solvunud, tema on solvunud, me ei suhtle näiteks aasta aega aga ja viimane kord ei olnud väga kaua aega tagasi, et see oligi võib-olla kas eelmise suve lõpus me leppisime nagu nii-öelda uuesti ära ja mina teraapia käigus sain aru sellest, mis on minu muster, et Reelika mingis hetkes ei valinud mind ja kui ta ei valinud mind, siis minu jaoks tähendas see seda, et ta ei armasta mind ja nagu ta hülgab mu, ehk siis nagu ma lõpetasin kõik ära, ma kaitsen iseennast onja. Ja nagu kui ma sellest mustrist sain aru, et see ei ole ainult nagu nii-öelda perekondlikud suhted või romantilised suhted, vaid ma väga kõik palju toon seda ka sõprussuhetesse, siis ma vabandasin Reelika ja siis ma olin mingi, et tere tulemast tagasi. Jah, et ma käitusin valesti ja tema on ka paha tüdruk, et nagu see tema, et Relli ei ole nagu nii-öelda, et tema on ka keeruline isiksus, aga noh, ma armastan teda, ma tõesti armastan, et ma ütlemegi nagu... Te olete täiega komplekt. Jah, et me oleme nii erinevad, aga see toimib ja nagu ja mina ütlengi Reelika kohta, et ta on paha õde nagu, ta on esiteks paha tüdruk, ta kiusab mind, nagu ta ongi paha kiisu nii-öelda, aga et nagu, et ma ei vahetaks teda mitte kellegi vastu ja et sellel hetkel, kui me olime ka nagu nii-öelda pikalt tülis, ma igatsesin teda nagu, ma mõtlesin ta peale kogu aeg, et nagu mingi seda tahaks Relluga teha või nagu seda. Ta on nagu nii igav ilma minuta on ju. Jah, et nagu, et esiteks kui palju tema ilma jääb lahedatest asjadest praegu sel hetkel, et ma nii koju temast, ma tahaks seda aidata oma sõprusega. Aga et nagu ja ta on nii kaua olnud mu sõbranna ka, ehk siis nagu ta suhtleb mu perega, me teeme nagu umbes mingi, noh, me elame nagu hästi lähedal ka üksteisel, me käimegi igapäevatoimingut teeme koos, et ta nagu mingi, ma Selverisse, ma mingi davai, oota ära, ma tulen jalutan ruttu sinu juurde ja või et on nagu igav, on umbes mingi, et lähme minu tädi juurde ja siis nemad hakkavad seal kahekesti küpsetama ja mina nagu nii-öelda isegi ei ole nendega koos on ja et või siis Rell on mu tädi nende putukatega ja siis seal lobisevad ja ma olen teises toas luku taga, siis ma tean, et Reelika võtab selle putuka ja ta toob liiga lähedale mulle. Et nagu, noh, et meil ongi nagu nii-öelda see päris aus, siiras sõprus, kus me aktsepteerime seda, et me oleme erinevad ja me ei mõtle alati samamoodi. Aga vaata, kui pikk aeg on ikkagi läinud sinna, et jällegi nagu üksteise nurgad just kui 20 aastat, sest Rell ütles, et ta teab seda nagu, et ta tundis mind juba sellel hetkel, me olime sõbrannad, kui ma tegin esimese tatoka ja ma olin 13 ja nüüd ma olen 33. Et ei, või ma olen 32. Oh, issand jumal, ma olen
33. 33 jah, ma sain 33. Okay. Aga et nagu, et Trill ongi olnud nagu 20 aastat mu kõrval ja meil on, ongi, et kõik suhted, ma arvan, et näevad igasuguseid perioode. Täiega, kõik suhted on Ameerika mäed seal. Ja kõik suhted vajavad ka tööd, ka sõprussuhted, et see ei olegi see, et kogu aeg peab hästi nagu lihtne olema ja et ikkagi tuleb ette nagu neid olukordas, mis ütled ka, et ma ei nõustu kõigega, aga et ma arvan, et see on ka see nagu nii-öelda sõpruse puhul see ilu, kui sa julged selle välja öelda, et mina nii ei arva ja me oleme nõus sellega, et me jääme eriarvamusele, et keegi ei pea võitma seda olukorda. Ongi. Mu meelest see on üldse kummaline arvata üldse, et nagu sul on mingisugune mõjuvõim enda arust selle üle, et sa hakkad mind ümber veenma, nagu nii egoistlik minu meelest, on ju, lase mul olla ja lase mul mõelda, mis ma mõtlen. Et ongi täpselt, see ongi sõprus, kui sa nagu jääd eriarvamusele ja elu läheb edasi. Ja see ongi ülinormaalne. Vahepeal mingid tulisemad nagu teemad ja siis jälle mingid teemad, mis teid täiega ühendavad, on ju. Aga ma tahtsin enne midagi öelda selle kohta. Kui sa nagu rääkisid, et oled olnud lahus ja koos vahepeal ja selles mõttes on ju ja ära leppinud ja ma olen hästi palju nagu kunagi, kui ma olin poistest heartbroken on ju, siis mind hullult haitas selline nagu mõte, et mul ei ole vaja kedagi, kellel pole vaja mind, on ju, aga selline nagu pigem egoistlik, kus ma olin mingi üldsegi. Mul pole vaja sind, kui sul pole mind vaja ja kui sul pole mind vaja, siis mul pole sind vaja ja siis ma nagu hullult nagu korrutasin endale seda, ma sain täiega sellest mõttest aru ja täna ma tunnen seda nii, et kui mingi sõbrannaga nagu jääb justkui mingisugune pikem näiteks paus on ju, siis järelikult tal pole praeguses hetkes nagu mind ja mu kohalolu vaja, aga see on ülifine, et see ei ole enam siuke nagu egoistlik, et kui sul pole mind vaja, siis mul pole sind vaja, vaid täna ongi nii, et minu meelest nagu see, et me mõlemad tunneme ja tajume ära selle, et meie suhtes on lihtsalt praegu selline moment, mitte paus, vaid lihtsalt me ei ole nagu mingi igapäevases kontaktis ja me mõlemad saame aru, et seda ei pea kuidagi välja tooma, et kuule, ma ikka mõtlen, sa peal olema sõbrad, ära kustuta mind ära, ja. Vaid nagu, et mingitel hetkedel meil on üksteist rohkem vaja, mingitel hetkedel on vähem vaja ja nagu nüüd ma tunnengi nii, et nagu sõpradega ei pea seda nagu ka kuidagi seletama, et mingitel perioodidel on nagu mul sind oma ellu rohkem vaja ja siis see kuidagi nagu normaalselt juhtubki, sest et ta ka nagu, ma ei tea, tunneb seda, on ju, ja siis see jälle nagu, ma ei tea, rahuneb maha ja kõik lähevad oma eluga edasi ja siis nagu niimoodi käib, ma ei tea, kas see kõlas loogiliselt ka üldse või? Jah, aga see on jälle, mina ütleks, et see ongi nagu nii-öelda periooditi, on ju, et nagu, et seda saabki tõlgendada, et nagu inimesed tulevad sinu ellu mingiteks perioodideks ja sulle midagi nagu õpetama ja nagu, et sa saad sealt midagi, on ju. Aga nagu ma mõtlen ka seda, et samad inimesed nagu tulevad, lähevad, ehk siis nagu see ei tähenda, et me vahepeal oleme, ma ei tea, üksteisest kauged ja mingi alustame ala otsast peale, kui me näeme järgmine kord üksteist, on ju. Et nagu, et mul on ka nii-öelda vennalaadne toode, on ju, ja me ei suhelnud ka jälle aastaid, kus me lihtsalt lambist nägime vetsu järjekorras, olime mõlemad nagu mingid ahvid lihtsalt. Ja kõik läks edasi. Mitte sekundit ei oleks ka meie vahel olnud nagu ja nagu see tunne, mis mul temaga koos on, ma vaatan talle näkku ja nagu, ta ongi mu vend, et mitte küll nagu nii-öelda lihane, aga et nagu kõik need naljad on samad, see tunne on sama, et mu meelest see perekond, kelle sa endale elu jooksul niimoodi välja valid, on ju, sõpradena, on täiesti samaväärne su siis
veresideme perekonnaga, tegelikult on. Sest et nagu selle sa oled ise välja valinud, on ju, ja mingi perekond siis, või noh, mis mingi on ju, ja siis teine perekond on sulle siis antud, on ju, muidu sa peaks saanud tulla siia ju hängima, on ju. Ja siis minu meelest nad on täiesti nagu võrdsed selles mõttes, et neil on nagu võrdsed eelised mu elu suhtes ja nüüd igaüks siis mis iganes teeb selle. Ja no minul on olnud noorest saati see, et kuna mul on olnud nii palju mingit traumakogemusi, siis ma oma nagu nii-öelda seda vereperekonda siis olen nagu hästi tugevalt nagu eemale lükanud ja sealt on minu jaoks nagu tulnud see, et mul on sõbrad on hästi nagu nii-öelda olulised ja sealt on see kvaliteet just nagu oluline. Et mingil perioodil nagu nii-öelda su aju arengus ja see kõik nagu nii-öelda teismelisena, sa tahad olla hästi lahe nagu. Sul on hästi, et sul oleks kogu aeg mingi kamp ümber, et sa oleksidki nagu nii-öelda sotsiaalselt nagu nii-öelda esile tõstetud või nagu, et mida rohkem sul sõpr on, kellel sa saad tšau öelda umbes Viru keskuses on ja et seda tuusem sa oled nagu. Aga minul vist ei ole nagu seda kunagi olnud, et ma olen kogu aeg nagu, et ma olen oma selle siseringiga nagu hästi nagu nii-öelda ühtne ja nagu, et ma tahangi ainult nendega olla. Ja nagu, et tänaseks päevaks ka, et ma näen, et nagu, mis ma võib-olla nagu nii-öelda noortele, et kui ma koolis ka töötasin, tahtsin edasi anda, et nagu see, et sul on see üks päris sõber, kellega sa saad olla sina ise, on palju olulisem see, et sa saad koolis öelda 7 tüübile jõu nagu nii-öelda puhveti järjekorras on ja et nagu, et see kvaliteet on nagu nii palju olulisem, sest nagu tänases maailmas üldse nagu kõik see sotsmeedia ja nagu see mõjutab meid nii tugevalt ja nii palju ja me kogu aeg arvame, et ongi, et kogu aeg peaks olema hästi lahe ja kogu aeg pead hästi palju nagu põnevaid asju tegema, aga et kui ma jalutan relliga Selverisse nagu mingi piima ostma ja vaatama, kas mu lahedaid vorst on, mis oli Prismas otsas on ja et nagu see tegevus annab mulle nii palju rohkem nagu mu hingele, kui see, et ma nagu, et ma istun kuskil Nobles ja löön mulli kokku on ja. Aga see ei ole see, mida nagu inimesed, ma ei tea, välja toovad on ju oma igapäeva. Jah, aga jällegi, see on nagu minu meelest veits inimloomuse nagu siuke häkkimine ka selles mõttes jälle, et nagu et kui, kuidas ma ütlen siis, mul oli ülihea mõte selle koha pealt just. aga nagu kui nagu kõik inimesed teevad neid ühtesi ja samu asju on ju ja sa nagu ise tead ju päriselt, mis nagu need päris väärtused seal taga on, siis nagu ma ei tea, ma tunnen küll väga palju ja hästi tihti seda, et ma ei viitsi neid lolle mänge kaasa mängida ja nagu ja iga kord, kui ma vaatan inimesi mängimas neid sotsiaalseid mänge, siis ma olen kogu aeg kõrval ja mõtlen, et nagu mille jaoks, dude, mille jaoks nagu, et me ju tean, ma ju tean ja ma ei saa öelda, et me ju kõik teame, sest et nagu on palju inimesi, kes imetlevad selliseid asju, on ju. Aga nagu me ju päriselt tunneme ju nagu seda õnne ja seda nagu hoopis teistsugustes asjades. Tegelikult sulle ju meeldib see, et sa oled seal oma mingi, ma ei tea, südamesõbrannaga koos, ükskõik kus põõsast istute ja mis te parasjagu koos teete. Ma näiteks üks päev kohtasin oma elu esimest sirmikut metsas ja ma olin mingi nii, et oh my god, Kim, saad aru, mis tunne mu sisse tuli praegu või? Et mul oli siuke tunne nagu Natali Heldemäel ostis mulle Tivolisse 20 piletit. Et nagu saad aru, sa tunned, sa ei usu oma silmi lihtsalt. Ma olin mingi nii, et see pole võimalik, ma leidsin sirmiku üles ja mitte ühe sirmiku, vaid nad istusid lihtsalt seal künka peal. Ja ma olin mingi nii, et see oli mu üks unistusi päris elus kohata ise sirmikut, mitte nii, et keegi tuleb sirmikutega ja ma pean seda nagu sisse jõma. Ma olin nii õnnelik, et nagu ma olin lihtsalt nii õnnelik, see on täiesti kirjeldamatu ja nagu need on tegelikult need tunded, mis nagu, ma ei tea, sind hullult rikkamaks teevad, ja nagu, ja mul on endal hästi suur trots selle vastu, et ma ei viitsi neid mingid sotsiaalseid mänge kaasa mängida ja siis ma näen neist läbi ja siis ma olen kogu aeg mingi nii,
nagu ma vaataks reaalajas pealt kogu aeg mingisuguseid seriaale. Ja siis nagu mul tekib tunne, et ma tahaks inimesi raputada ja samal ajal ma olen mingi, see pole sinu asi. Ja siis ma nagu hoian ennast tagasi ja tegelen hästi tugevalt ainult enda asjadega, ma ei topi oma nina teiste asjadesse üldse, on ju. Ma lihtsalt nagu proovingi enda ümber hoida nagu neid inimesi, kes on nagu nõus sellega, et see, mis ümberringi toimub, on lihtsalt täis tsirkus. Ja et elame nagu rohkem päris elu. Ja siis, ja kõik need nagu nii-öelda mängukesed või mingid nagu süsteemid või et nagu ma ei tea, et TikTokis tulevad sulle videod, et nagu, et ma ei tea, et sa oled naine ja nagu umbes, ma ei tea, sina ei tohi esimesena kirjutada või et ka nagu siuksed mängud, et ta kirjutab sulle, et siis sa nagu pead veits ootama. Ma ei jõua, ma nägin, et ta kirjutas mulle, ma kirjutan talle 7 korda, ta ei vasta mulle, et davai, ma kirjutan 8. kord ka nagu. Ja siis mul tuleb, ta ei ole mulle 2 tundi vastanud. Mul tuleb veel üks lahe lugu meelde, ma panen selle ka sinna otsa, sest kui ta võtab lõpuks telefoni ja ta näeb, siis tal on kõik need asjad teada, mis ma vahepeal mõtlesin nagu. Et ma ei oska esiteks neid mänge mängida, ma ei taha neid mänge mängida ja ma ei saa aru, et miks on nagu nii-öelda vaja, et miks ma pean teesklema nagu, et mul on mega savi, kui mul tegelikult ei ole, ma tahan näidata sulle mingi vaata, et mina tunnen niimoodi ja sa oled mulle oluline ja ma mõtlen su peale ja nagu et ma annan nagu endast võib-olla nagu nii-öelda siis, ma ei tea, sotsiaalsete normide järgi hästi palju nagu ära, aga et mina nagu näen jälle seda, et siirus on nagu tänases võib-olla sotsiaalses maailmas nagu nii harv nähtus. Täiega siirus ja ausus, otsakohesus, kõik asjad nagu okei, ma olen endale kogu aeg mõelnud mingil moel ikka ja nagu hindanud neid täiega, on ju, aga täna nagu veel rohkem kui kunagi varem. Ja ma nagu alati mõtlen seda, et kui nagu sa näedki mingisugust tsirkust pealt, on ju, ja see tsirkus ei tähenda alati mingit ekstreemset olukorda, vaid nagu mingid suvalised siuksed igapäevased asjad ka, kus nagu sa näed, et seal puudub siirus, on ju. Siis või nagu mingisugune päris side ja need asjad on lihtsalt mingisugune, ma ei tea, kellelegi kasulik mingisugune asi, on ju. Siis ma nagu mõtlen alati seda, et nagu kas ma ainsana kujutan ette, et me ei ela 1000 aastat või miks kõik käituvad nii, nagu me elame 1000 aastat, et sul on jällegi ülimalt heal juhul, sul on 100 aastat ja see ei ole ka mingi nagu 100 imelist aastat, on ju, et see on ju nagu nii Ameerika mägi, on ju, et kuidas sa võtad endale selle nagu õiguse üldse raisata oma aega nii hullult, et sa viitsid neid mingeid mänge mängida ja siis ma ei tea, 50-aastasena ärkad mingi hägust üles, mis ma mingi eelnevad 50 aastat teinud olen, on ju. Ehk siis nagu minu meelest meil ei ole seda ressurssi nagu niimoodi lollitada, nagu selles mõttes lollitada, et kaua sa viitsid samasse ämbrisse astuda. Nagu, sest et kui sa ühe korra astud sinna ämbrisse, on ju, siis sa ju, ja sul on eneseanalüüsi võime, on ju, noh, kõigil on see. Ja siis ma näiteks mõtlen, et okei, see oli küll ämber, siia küll teist korda sattuda ei tahaks, on ja võib-olla satun, aga nagu 3. korda küll enam ei satu, sest ma nagu tunnen, et mul on ju ajud ja ma mõtlen ja ma nagu analüüsin ja siis ma teen need mingid nagu need dünaamikad ja asjad nagu mõtlen ümber, et ma enam sinna samma olukorda sattuma ei peaks, sest et jällegi, mul on ainult 100 aastat, mul ei ole 1000 aastat, kui mul oleks 1000 aastat, ma lollitaks palju rohkem ringi, aga nagu pole ja ma täiega nagu iga kord, kui ma näengi mingisugust, ma ei tea, olukorda pealt, siis ma mõtlengi nii, et täiesti ulme, et nagu inimesed näiteks, noh, üks olukord on ju, kes on, ma ei tea, laste pärast koos või siis mingitel muudel XX põhjustel ja siis nad mõtlevad, et ma siis teen selle sammu ja astun, ma ei tea, sellest suhtest välja, kui mingisugune, ma ei tea, poeg on 18 on ja siis ma jälle mõtlen mingi, sul on 100 aastat ja sa ootad, kuni keegi saab 18, jää vait. Nagu, ja ma ei ütle ka seda, et mingi astuge kõik oma õnnetutest suhetest välja, absoluutselt mitte, aga nagu kui ikkagi suhe on ju rongi õnnetus, siis nagu do something. Aga noh, selles mõttes, et see kehtib nagu üleüldiselt kõige kohta, kui sa tunned, et sa astud mingit ämbrit
juba ma ei tea teist korda, siis nagu kujuta ette, et sul on ainult 100 aastat, sest et ausõna sul pole rohkem. Ja nagu, kas sa nagu, ja mõtle, see 100 aastat on nagu tort, on ja kui ma olen 36, täiesti haige. Mul on mingi 1/3 tordist söödud juba nii õudne minu meelest. Ja nagu ma tunnen täiega kohustust seda elu võimalikult nagu hästi elada. Et nagu ma ei viitsi lolli mängida üldse. Ja ma nagu tunnen ka seda, et kui ma näen inimesi enda ümber seda tegemas ikkagi, kes nagu viitsivad lolli mängida, siis ma nagu kuidagi eemaldun nendest. Sa oled see tegelikult, kes on su ümber, on ju, et samamoodi, et nagu nii-öelda ideaalne see viinamarja kobara näide nagu, et kui üks seal hallitab, siis nagu see kandub kõigile edasi, on ju, et nagu sa peadki vaatama, kes on need inimesed, kellega suhtled, nad peavad sind inspireerima, nagu kõigil on madal hetki, siis te oled üksteisele toeks, aga et te ikkagi kogu aeg nagu käite samade nagu nii-öelda väärtuste järgi ja nagu tahate põhimõtteliselt, noh, ei pea sama asju tahtma, aga et te nagu annate lisaväärtust elule üksteisele. Aga nagu selle mõttega ma olen nii nõus, et nagu et ma jällegi eile nagu nii-öelda ma sügaval vestlusel sõbraga nagu tõin talle välja ka selle, et võib-olla ma peaks olema vahepeal solvunud nagu, aga ma ei oska olla, sest nagu ma mõtlen selle peale, et nagu et ma ei tea, sina käitusid kuidagi nii, nagu mulle ei meeldiks ja nagu nii-öelda normaalses maailmas või nagu nii-öelda teiste inimeste maailmas ma peaks olema nüüd solvunud. Mina ei, noh, ma ei tunne väga sükest tunnet, kui sa ei ole mind kuidagi nagu nii-öelda meelega minuga väga halvasti käitunud, siis ma ei saa kuidagi pahane olla. Ja nüüd ma peaksin siis teesklema näiteks 2 päeva, et ma olen sinuga tõre, aga mina mõtlen selle peale, ma raiskan 2 päeva nagu, ma ei tea, kui kaua meie suhted kestavad nagu, sõprussuhted, nagu kui kaua sulle inimesed on üldse sinu elus nagu, ja ma raiskan 2 päeva selle peale, et ma olen solvunud, et näidata nagu tõestada mida. Et sa tead, et sa käitusid halvasti. Ma ütlesin sulle, see tegi mulle veits haiget, veits oli nõme, sul on see info olemas. Ja elu läheb tegelikult edasi, sest et nagu minu meelest et ära rohkem tee ja juba tegelikult piisab. Aga selles mõttes, et nagu sa oled solvunud millegi pärast, siis mis keegi teine tegi on ju, su lähedane, aga nagu sealt edasi see ongi ta mure ju, kuidas ta nagu olukorra ära lahendab. Ja sa peadki võtma selle suuna minu meelest, et sa pead nagu mitte viitsimagi solvuda, sellepärast, et nagu Ines ütles, kõik, mis sa teed iseendale ja see nii ongi, see on nagu nii labaselt lihtne ongi, sest et kas see solvumine, sa teed iseendale ju. Sa nüüd pead võtma mingi solvuja rolli, ma ei usu, et sa ennast hästi tunned, on ju, ja need on jälle 2 kaotatud päeva su elust. Keskendu mingile järgmisele sõbrale või tee mingi, ma ei tea, asju iseendaga, mis iganes, ära üldse mõtlegi sellele. Kui tal kuskil sees midagi koputab, et ta tahab ära siluda selle, ja siis ta tuleb ja räägib sellest sinuga, aga nagu see polegi sinu asi enam. Kui su tunned, et sul on süda kerge, sa lähed oma eluga edasi ja kui see inimene nagu enda sees on analüüsinud olukorra läbi ja naaseb sinu juurde, ja siis nagu, noh, siis lähmegi sealt edasi. Aga nagu ongi, täna jällegi, see on üks asjadest, mida ma tunnen, et ma enam ei viitsi nagu neid koormaid ka üldse kanda, et need oleks kuidagi, ma ei tea, minu rollid või et mingisugust, noh, jälle mingid mängud tegelikult on ju. Ja ma tunnen, et ma nagu, mida vähem mänge, mille peale peab mõtlema, seda toredam ja nagu kergem on. Ma nagu, ma ei tea, loomulikult meie kõigi elu ongi Ameerika mägi hommikust õhtuni aastaringselt iga päev on ja nagu kui sa selle Ameerika mäe nagu mõtteviisi vastu võtad, seda nagu jälle lihtsam su elu on ja et sa tead, et vahepeal on nii, vahepeal on naa on ja nagu sellest hoolimata, et mu elus on mingid mööndused on ja ma tunnen ikka, et ma olen nagu mingi päikesepall, ärkan hommikul ülesse. Täna hommikul ka mingi, Kim oli mingi need, sa oled õnnelik, sa oled Tallinna või? Ma olin mingi, ma olin iga hommik täpselt samasugune ja siis nagu, ja ma tunnengi, et ma olen nagu päriselt
et ma olen nagu päriselt selline iga päev, et ma ei teeskle, see pole mingi näitemäng, see ei tähenda, et elus poleks mul paralleelselt samal ajal mingeid ebamugavusi, ma lihtsalt olen nagu otsustanud olla hästi õnnelik kogu aeg, onju, ja siis nagu kui mingid asjad ja olukorrad tekivad, siis ma tegelen nendega ka, aga see ka ei tähenda, et ma kuidagi muserdun, isegi kui see olukord on ebamugav mu jaoks, siis ma lihtsalt ei viitsi enam raisata üldse oma aega selle peale, et ma olen, ma ei tea, endast väljas või lähen närvi millegi üle, mille üle mul puudub kontroll, onju. Et nagu, jah, ma olengi kogu aeg rõõmsameelne inimene ja see pole mingi näitemäng. Ja minu meelest nagu, see on lihtsalt sellepärast, et ma nagu väga-väga hindan enda nagu aega siin maa peal, sest et see on nagu, see on nii limiteeritud ja see aeg veel, et ma olen mingi terve elujõuline ja ma ei tea, imeline ja ma tunnen, et nii kaua, kuni ma olen täpselt selline, nagu ma olen kõigeks võimeline, ma võin ükskõik mida teha. Varsti ma olen lennukipiloot.